Trenni, millest nüüd juttu tuleb, kutsutakse nii strip-aeroobikaks kui ka strip-tantsuks. Paljud spordiklubid on selle omale kavva võtnud, kuid millegipärast häbenetakse seda tunnistada. Mitmed treeningasutused ütlesid reporteri soovile filmima tulla kindla ei. Strip-tantsust rääkimine pidavat kahjustama nende mainet. Siiski leidus üks julge asutus, kuigi ka nemad tunnistavad, et strip-tantsu kavasse võtmine oli seotud hirmudega. See otsus ei tulnud kohe, et Tähtvere tantsukeskus on väga palju treeninguid, suures osas küll lastele ja noortele, aga meil on ka väga palju selliseid tudengeid ja veidi vanemaid, ka lapsevanemaid. Ja sealt poolt hakkas tulema signaale, et sellise asja vastu on huvi. Ja niimoodi see kavasse sai võetudki, et leidsime sobivad treenerid ja grupid täitusid kenasti. Strip-aeroobika on tantsuline aeroobika, mis pidavat suurepäraselt sobima neile, kes oma kehaga veel sinasõbrad ei ole. Seega kaasneb selle tantsuga ka suur ports enesekindlust. Noori naisi juhendab aga see kaunis treener Krista. Aeroobika kuninganna võistlustel ilma teinud ning samas ka Tartu Ülikoolis bioloogia ja psühholoogia õpingud lõpetanud kaunitar armastab strip-tantsu, kuigi päris striptiisiga ta kokku puutunud ei ole. Ei, ma käisin küll koolitusel, Soomes oli näiteks ja strip-aeroobika koolitusest, aga mitte nagu stripi. Ma arvan, et selle asja puhul ongi see avanumber või lööknumber ongi see nimi strip-aeroobika, et see on see, mis müüb, see on see, mis paneb inimesed itsitama ja tekitab väga huvi, aga tegelikult see on siiski tantsulaadne treening, võib-olla lihtsalt see, et ta on rohkem naiselik. Teeme siit, valmis, ja, 1, 2, 3, 4, üles, teha, ja, 1, 2, 3. Nii Kaire kui ka teised tütarlapsed mõtlesid kaua enne, kui kaamera ees nõustusid trenni tegema. Osad lausa lahkusid saalist. Seega võib ju siiski väita, et tegemist ei ole vaid tavalise tantsutunniga. Ma ei tea, kas see just valehäbi on, aga eks see on see, et see trenn on pigem see, et me oleme pidevalt ainult naiste rahvad, et kindlasti see, et te olete meesterahvas, see hirmutas neid ära ja pealtvaatajad ka. Et mõned ikka on häbelikumad ka. Ju ta siis ei ole nii tavaline, Eks seal natukene on ikka mingeid selliseid vallatumaid liigutusi. Ennast trennis ei tee selliseid. Mida täpsemalt? Kükki ja jalad niimoodi vallatud laiali. Kaire on aga tänaseks päevaks oma mehele ja 2 lapse isale Kristjanile treeningutel osalemisest rääkinud ja meest kurvaks see kindlasti ei teinud. Ega esialgu ei oskan midagi arvata, et põhimõtteliselt aeroobika nagu aeroobika ikka. Aga seal on ju sõna strippi juures. On ja, aga ta väitis, et nad midagi seljast ära ei võta. Ja ausalt öelda mina nägin täna või eile esimest korda samamoodi seda videot, mida nad päriselt seal teevad, et kõik on korrektne. Krista treeneri karjääri jooksul on aga ette tulnud ka juhuseid, kus strip-aeroobikasse saabunud neidised end seksikaks lahti riietumiseks valmis sätivad. Seda on küsitud ja vahest on juhtunud ka seda esialgu, et inimesed on tulnud nagu mitte trenni riietes, et nad eeldasid ilmselt, et see on midagi muud. Aga see on siiski treening, et jalga tuleb panna tantsutoss või lihtsalt toss ja kaasa vesi ja trenniriided. Mis riietes nad tulid? Ei, ikka on juhtunud, et inimesed panevad ennast niimoodi hästi kenasti riitesse nagu peole läheks ja tulevad kingadega, mitte paha pärast, aga lihtsalt, et vale arusaam on tekkinud. Et selle vältimiseks me oleme tegelikult kodukatele ka välja riputanud, et siiski treening on. Ma ei tea, minul ei tulnud sellist mõtetki pähe, et tehakse selline asi siin tantsukeskuses ja ma peaks hakkama riided päriselt ära võtma. Ma ei tea, mul ei tulnud pähe eksistes. Ainult mehed suudavad nii kaugele mõelda? Ilmselt, ma ei tea, kas nemadki. Striptiisi klubidest tuttavat posti aga strip-tantsu kursustelt ei leia.
Kas see maailmas juba suureks spordiks peetav postitants on mõeldav ka strip-tantsu ühe osana? Ei, no ma ei tea, keegi võib ikka põimida, aga see pole kindlasti minu rida, et minu poole on küll pöördutud ja küsitud, et kus saab postitantsu õppida ja kas ma õpetan, aga ohei, see on hoopis midagi muud. Sul ei paku see üldse nagu, ütleme, professionaalsetki huvi? Ei, ma olen ikkagi aeroobika ja tantsutreener. Mida ütleb aga mees, kelle naine käib õhtutundidel strip-tantsu õppimas? Kas annab tunda, et midagi on ka koduses elus muutunud? Jah, kui nüüd aus olla, võib-olla mõni on paremaks läinud, et Kindlasti on ka mingisugust näiteks enesekindlust naisel juurde tulnud. Aga kõik, kes käivad trennis, peale trenni, ma mäletan omast ajast, on hoopis teine tunne ja ütleme, et kui tegemist on aeroobikaga või nüüd siis naiste puhul võib-olla strip-aeroobikaga, ma arvan, et seda enesekindlust tuleb raudselt juurde. Kuidas sa ise tunned, kas sa oled enesekindlam? Midagi selline ägedam on olla küll natukene, jah. On küll, jah, ikka. Natukene rohkem liigutusi julgeb teha.